alandugem siis meiegi seda Jumala teenistust alates esmapihilistena Jumala ette, et võiksime südamega Jumala palge ees seista, seda Jumala teenistust pühitseda, Jumalat kõigi tema heategude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil ihu ja hinge poolest tarvis läheb. Kõigepäevane Jumal, halastaja Isa, mina vaenlane patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtted, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südamest ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaiguvägi, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal, halastagu meie peale. Andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Sina saatsid oma poja õpetama ja kuulutama sinu kuningriiki. Saada oma vaim ka meie peale, et võiksime kuulutada evangeeliumi vaestele, vabaks saamist seotuile ja vabadust rõhutuile. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Ja paneme tähele pühakirja lugemise. Lugemine Vanast Testamendist, Jesaja prohveti raamatust. Sioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au ja sulle antakse uus nimi, mille määrab issanda suu. Siis oled sa toredaks krooniks issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. See on Jumala sõna.
tänu olgu Jumalale. Lugemine Uuest Testamendist, Pauluse kirjast Tiitusele. Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast valitute usu järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab Jumala kartusele, igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis on usaldatud minu kätte Jumala, meie päästja käsu kohaselt. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Amen.
meie issanda Jeesuse Kristuse püha evangeelium Luuka järgi. Jeesus tuli vaimuväest tagasi Galileasse ja kuuldus temast lävis kogu ümbruskonda. Ja ta õpetas nende sünagoogides ja kõik austasid teda. Jeesus tuli ka Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima: täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. See on püha evangeelium. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jääb teie kõikidega. Istuge. Oleme ilmumisajas, kiriku aasta kulgemise rütmis ja mille oleme kõrgelt ilmumisaja teemadeks on Jeesuse isik, see, kes on siis see õnnistegija, kes jõulude ajal Petlemmas ja ilma sündis. Ja see samuti, miks ta tulnud on siia maailma ja kes ta on ja milleks ta on. Ja nõndaga tänase pühapäeva kirjakohad on igaüks omamoodi selle teemaga seotud. Äsja kuulnud evangeeliumi loos kirjeldatud sündmused leidsid aset üsna Jeesuse avaliku tegevuse algusperioodil. Evangelist Luukas jutustab, et enne kui Jeesus tuli tagasi sinna kodukohta Natsareti, kus seal sünagoogis edased sündmused aset leidsid, mida just äsja lugesime, et enne seda tuli ta vaimuväest tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda ja ta õpetas sünagoogides ja kõik austasid teda. No kust ta tuli? Et tuli tagasi. Kui lehitseme evangeeliumi pisut ettepoole, leiame, et ta tuli kõrgest, üksildasest tühjast paigast, kus ta oli 40 päeva veetnud astudes ja palvetades. Ta oli seisnud silmitsi oma kiusatustega, oli keskendunud sellele, milleks ta on tulnud, mis on see tema missioon ja kuidas ta peab seda täitma. Oli võitu saanud oma kiusatustest ja nüüd oli ta valmis avalikku tegevust alustama. Küll on hea, kui asjad on ikka õigetpidi, enne valmistutakse ja siis hakatakse tegutsema. Rumal lugu on, kui on niisugune tehtud mõeldud eluviis. Kõigepealt tehakse, siis alles paremal juhul jäädakse pidama ja mõeldakse, kas nüüd seda vaja teha on. Ja mis tegija on meile selleski asjas heaks eeskujuks. Ja mitte ainult ilmalikes asjades tegutsemise osas, vaid igas asjas, aga muidugi kõige rohkem vaimsetes asjades. Selles võib-olla inimese jaoks kõige olulisemas küsimuseski, et kuhu me oleme teele, kes me ise oleme, mis on meie elu mõte ja kõik sinna juurde käib. Et sellest aimu saada tuleb ka võtta aega, tuleb jääda vaikseks, peatuda, mõtiskleda, tähele panna, püüda taibata. Vaimulikult vaimaks saamiseks ei piisa sellest, kui võimalikult palju igal pool asjatada ja aktiivne olla, alati kõikjal kohal olla, igal üritusel osaleda, hästi palju kuhugi klikkida. Jah, tegusid ja toimetusi on tarvis, aga ainult nendest ei piisa. Töö ka ei lõpe silmas kunagi otsa ja õnnetu on inimene, kes kujutab, et suudab kõik asjad kunagi ära teha. On päris tasakaal.
ainult askeldudes kipub kannatama inimeste füüsiline tervis, aga vaimne tervis veelgi enam. Pühakud ja usukonnatised on ikka võrsunud, nii nagu õnnis tegija kõrbes, samamoodi vastuks ja palveks eraldumise hetkedest, nii palju kui neid õnnestub leida. Ja see ei sõltu inimese isiku pärast, kas keegi on intro- või ekstravertse loomuga, vaid niisugust sülimise võimalust vajavad vähemalt aeg-ajalt kõik inimesed. Ainult tormamine ei vii veel tingimata heade sihile. Kusjuures tasub meeles pidada, et palveelu on märksa enamat kui lihtsalt praegu sai Eestiski moodi läinud sellised uusbudistlikud mindfulnessi ehk ärksameelsuse harjutused. Kui viimati nimetatud eesmärk on saavutada suuremat teadlikkust ja keskendumist iseendale, käesolevale hetkele ja kohale, siis palveelu eesmärk on süvendada osadust ja lähedust kõiksuse allika ja valitsejaga. Nii nagu hea kunstisihiks on väljendada midagi enamat kui pelgalt kunstnikku ennast, nii peaks ka meist igaühe vaimse pürgimuse siht olema meist endist kõrgem, suurem, üleval. See peaks meid ülendama, mitte siduma olemasoleva külge. Kuid tõelise pühaduse ja vaimu juhtimise juurde kuulub seegi, et püha inimene ei piirdu üksnes nende isiklik eraldatud hetkede müstiliste elamuste ja taipamisega, vaid hoiab ka Jumala koguduse ja Jumala sõna ligi. Ja nõnda oli ka Jeesuse jaoks loomulik jutlustada hingemispäevast hingemispäeva, just nimelt sünagoogides, juudi usu Jumala teenistustel, kuhu inimesed kogunevad. Seda taipamist ja väge, mida vaikuse eraldumise hetkedel kogetud, sellega saab olla õnnistuseks inimestele, kelle keskele meid on elama asetatud. Kui 21. sajandi hakkupühapäeva hommikul tänaval tuttavat kohates kuuldakse, et too läheb kirikusse, siis võib mureli esimese reaktsioonile järgneda murelik küsimus, et kas midagi on juhtunud. Eestis on palju isegi enamik inimesi, kelle jaoks pühapäevane kirikusse minek ka väljaspool seda praegust koroona-aega, mis on kirikupingid hõredaks teinud, aga ka väljaspool seda aega on paljude jaoks kirikusse minek ikka midagi veidrat. Mitte sama elementaarne nagu see, et iga päev vähemalt korra võiks midagi süüa. Kusjuures needsamad inimesed võivad loomulikult pidada jälle muid asju, mis järele mõteldes ei pruugi tegelikult sugugi loomulikud olla. Olgu selleks siis igapäevane teleri vaatamine või Facebooki külastamine või midagi muud seesugust. Inimesele on omased teatud asjad. Ja neid asju on võimalik muidugi asaainetega kuidagi ka asendada, aga mitte täielikult. Religioossus, pürgimus naisest kõrgemale, pürgimus taasühendamise poole elu allika ja loojaga on kahtlemata inimesele loomu omane, juba algusest peale. On olemas palju rahvaid, kes ei tee sporti. On olemas palju rahvaid, kes ei ole kunagi käinud internetis ja saavad ikka ilusasti hakkama. Kuid ei enda ega antropoloogid pole leidnud kusagilt ühtegi rahvast, kes ei oleks mingil viisil religioos. Isegi neandertaallased matmiskombed, kui ma noid ammust aega hästi mäletan, peegeldasid nende teatud religioosseid arusaama. Ja seesama inimesele loomuomane religioossus on läbi inimkonna ajaloo leidnud muidugi väljenduse mustmiljonil moel. Kombeid ja uskumusi on sündinud ja segunenud, vormunud vastavalt eri paikkondades elavad inimeste elukogemusele ja üldisele elutunnetusele. Jeesuse päevil, nagu ütlesime, oli loomulik, et inimesed hingamispäeva ajal kogunesid sünagoogidesse, koguduse kodadesse. Õnnistegija ei olnud ainus, kellel oli harimispäev, hingamispäeviti seal sünagoogis teenistusel osaleda. See oli pigem reegel kui erand. Kui keegi ei näinud, siis tema oli imelik. Juba toona teati hästi, et korrastatud ja jumala kartlik elu on õnnelik elu. Et peab olema tasakaal tegevuse või sellise tegususe ja süvenemise vahel. Mitte asjata tuleb ka 10. käsus juba õige alguses nõue pidada
hingemispäeva. See käsk on õigupoolest kahepoolne ja seda on ka oluline meeles pidada. Ei ole lihtsalt see käsk, et sina pead hingamispäeva pühitsema või nagu Martin Luther oma katekismuses seda veidi meelevaldselt tegib, sina pead pühapäeva pühitsema. Seal piiblis, kus need 10 käsku pärit on natuke pikemalt öeldud, et 6 päeva tuleb teha tööd. 7. päeval tuleb hinge tõmmata ja oma hinge eest hoolt kanda. Tähendab, peab olema tasakaal. Mõlemat on tarvis. Õnnet on inimene, kes püüab kõike korraga teha. Nii töötada kui puhata. Nii meelt lahutada kui asjalik olla. Rööp rahmemisega või välismaa keeli multitaskinguga ei saavutata tavaliselt kuigi säravaid tulemusi. Kogu aeg tehakse mitut asja, töötatakse, puhatakse, süüakse, sebitakse samaaegselt. Aga pärast justkui ei olegi midagi hästi tehtud, millestki saanud rõõmu tunda. Seejuures on muidugi ka oht, et elu kaldub mingis suunas kiiva, vastavalt asjaoludele ja inimese isikliku omadustele. Mõni töötab end surnuks, mõni logeleb surnuks. Oma vaimuliku tervise eest hoolitsemine jääb kõige hõlpsamini tagaplaanile, kui seda süstemaatiliselt ei tehta. Sest vaimulik elu ja hingehädad ei tuleta end harilikult pooltki nii sageli meelde, kui tühjeneb kõht või maksmata arved. Kui arved maksmata jätta, siis varsti on torsked mehe ukse taga kohutamas. Kui kirikus mitte käia, siis kirikõpetaja tavaliselt kurjustama ei tule. See on enda vastutus oma hinge eest. Vaimuliku nälgimise ja isegi vaimse surma tagajärjed võivad aga olla mõttetult tõsiselt. Nii et taas igal asjal on määratud aeg, nagu koguja seda juba ammust aega teades. Niisiis käis Jeesus hingamispäeviti sünagoogides ja jutlustas seal kokkutulnutele. Ilmselt jutlustas ta hästi, nii et kuuldus temast kui kuulamist väärivast õpetajast levis kogu ümbruskonnas. Ta tuli ka Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks sealgi oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ma saan aru, et kaamera vist on lõpetanud tööd, oskab võib minna aidata seal panna teda käima. Niisiis, kuuldused Jeesuse imelistest tegudest Galileas oli kirjutatud ka tema kodukohta ja nii on üsna loomulik, et sealgi anti talle sõna. Oma jutuse aluseks luges tegija tuntud kirjakoha Jesaja prohveti raamatust ettekuulutuse messia tuleku kohta. Rullis raamatu kokku. Tollel ei ole raamatut mitte niisugused nagu praegu, et seda on tõesti keeruline rullima hakata, kui keegi äkki kujutab ette, mismoodi ta seda võis rullida. Aga niisugused rullraamatut võib-olla pildi peal olete näinud või kusagil kohal. Rullis raamatu kokku ja pidas ühe läbi aegade kahtlemata lühimatest ja mõjusamatest jutustest. Õieti üks lõigust lause. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Mõni võib kadedusega mõelda nende tolleaegsete sünagoogi kuulajate peale, et kus neil ikka vedas nii lühike jutlus, küll oleks hea, et meie õpetajad ka nii lühidalt suudaks ennast väljendada. Aga võtta nähtust, mitte kõigil ei ole nii hästi vedanud. Olgu peale. Ega me ei tea, võib-olla oli tema jutlus ka pisut pikem ja see lausa lihtsalt evangeeliumi kirjutaja Püha Luuka poolne kokkuvõtte sellest, mida Jeesus ütles. Me ei tea seda. Aga me teame, kuidas kuulajad reageerisid. Ja me kokkuvõtlikult öelda, mitte väga hästi. Meil on isegi raske kujutada kuulajate reaktsiooni, seda miks nad lõpuks Jeesuse peale päris kurjus olid, kui seda evangeeliumi edasi lugedes näeme. Võib-olla võime niisuguse mõttemängu teha tuua siia oma maa ja rahva konteksti. Kui oleks näiteks nii, et Kreutzwaldi Kalevipoeg oleks pühakiri, mida võetakse tõsiselt ja mis ongi selline jumalik ilmutus. Võime kujutada ette, et kui nüüd siis igal hingamispäeval viiakse
Tares koos Kalevipoega lugemas ja selle üle jutlustamas. Ja kujutame ette, et tuleb sellisele kalevlaste kokkutulekule üks mees, kellele antakse lugemiseks ja kommenteerimiseks näiteks Kalevipoja 20. loo tuntud lõpupead või lõpulõik. Aga ükskord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Lausa tuleleeki lõikab, käekalju kammitsasta või siis Kalev jõuab koju oma lastele õnne tooma Eesti põlve uueks looma. Ja kujutame, et kui nüüd siis lugeja pärast aamelitest meile teataks, täna on see ettekuulutus teie kuuldust täide läinud. Mina olengi see Kalev, kes teie ja teie esivanema ja keda teie ja teie esivanemad põlvest põlve olete oodanud. Kuidas siis oleks? Ma arvan, oleks üsna jahmatav küll. Ja kui see mees oleks oma kandi mees, keegi, kellega paljud on lapsepõlveski koos mänginud, koos üles kasvanud teavad, kes on tema pereliikmed, siis mõnigi saaks ikka kurjaks küll. No mis juttu see veesääb, me teame teda, mis Kalev, tema nimi on hoopis Olev. Meie aja inimestel on seda ehk raske mõista, kui Jeesus kõneles tihti nii karme sõnu, et kuulajatel oli raske tema suhtes ükskõikseks jääda. Kui mõtleme kas või tollele korrale, kui ta armulaua tähendusest kõneldes rõhutas, et kes ei söö tema liha ja ei joo tema verd, selles ei ole elu. Aga me teame juhtide jaoks, vere söömine oli ju absoluutselt mõeldamatu asi, rääkimata siis või inimliha söömisest. Siis ütlesid isegi paljud tema jüngrid talle, see sõna on päris ränk, kes suudab seda kuulda. Aga Jeesus ei hakanud pehmendama oma õpetust, vaid seadis kuulajad valiku ette, kas võtta ta vastu sellele, kes ta on, või minema ja hüljetada. Täna meenutab evangelist Lukas meile Jeesuse sõnu Kapernauma sünagogis, kus ta kokku tulnutele üsna otse teatas, mina olen see Messias, keda aastasadu on oodatud. See Messias, kellest meie pühakiri ette kuulutab. Tol päeval lõppes jumalateenistus üsna tavatult. Lukas jutustab, seda kuuldes said kõik sünagogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda üle peakaela alla tõugata. Aga Jeesus läks nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. See ei olnud ainukene seda laadi juhus. Jeesuse tollased kuulajad said väga hästi aru, mida õnnes tegi oma sõnade ja tegudega kuulutas. Ta ütles, mina olen Jumal, kes on tulnud inimeste keskele. Ja see polnud mitte mingi panteistlikus tähenduses mõeldud hipilik kuulutus, stiilis olgem ikka sõbrad, sest kõik oleme ju Jumalad ja Jumal on kõik ja üldse on kõik ükskõik ja üleüldse roosa ja lahune. Või midagi taolist. Ei, vaid Jeesuse kuulutuse taustal oli juudi usu keskne arusaam ainsast Jumalast ja tema majesteetlikkusest. Jumalast, kes on hoopis midagi muud ja kõrgemat kui inimesed ja see maailm, mille ta on loonud. Mina olen, oli Jumal öelnud oma nimeks, kui Mooses seda küsis, kes sa selline oled, milline Jumal sa oled? Jumal ütles, mina olen olev või mina olen. Ja meil on piisavalt põhjust uskuda selle ennist tegija sõnu, kes ütles enda kohta need samad sõnad, mina olen. Eriti Johannes evangeeliumis me leiame teda taas ja taas neid sõnu kasutamas, õieti Jumala nime enda kohta kasutamas. Universumi looja ja peremees on temast siia pisikesele planeedile tulnud, inimeseks kehastunud ja pakub neile samadele pisikestele inimestele just selle müsteeriumi läbi võimalus taastada patu läbi rikutud ühendus temaga. See on õigupoolest kogu religiooni mõte ja suundumus. Etoloogias me teame, et sõna religioon tähendabki taas ühendamist, uuesti kokku panemist, mis lahutatud. Jeesuses Kristuses pakub Jumal taas ühendamist, ühenduse taastamist inimeste ja Jumala vahel. Isegi kui see võib kõlada kaunis
kummaliselt ja uskumatult, et ühes pealtnäha tavalises inimeses on kõiksuse Jumal, tema, kelle käes on kogu nähtav ja nähtamatu maailm, universumi lõpmatuse ja mikrokosmose imelised segadused. Tema on saanud inimeseks, sisenenud siia meie aegruumi inimajalugu ja veelgi enam, lasknud ennast ka nendel samadel inimestel, keda ta päästma oli tulnud, ära tappa. Aga 3. päeval ta surnuist üles tõusnud ja pakub ennast pühas armulauas meilegi täna söögiks ja joogiks, igavese elu rohuks ja teemooneks. Jah, niisugune mees on see Jumal, kes on meid loonud ja kellesse me usume. Niisugune mees on see Jumal, kes Jeesuses Kristuses ja täna meie keskele siia Põlva külma kirikussegi tuleb ja ütleb, mina olen siin, olen tulnud, et teid päästa, võtke või jätke. Kiidetud olgu tema püha nimi, nüüd aina ja igavest. Aamen. Tõuseme ja tunnistame oma usku, apostoliku usutunnistuse sõna. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma, elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Võime võtta istet ja laulava järgmise ühislaulu. Amen.
mälestades Ellen Asi, kes siia ilma sündis 30. mail 1934. aastal. 9. jaanuaril igavikku kutsuti ja eile puhkama sängitati. Samuti Sirje Hõimu, kes sündis 15. oktoobril 1951. aastal. 10. jaanuaril igavikku kutsuti ja samuti eile puhkama sängitati. Armas tema, Õie Kurge, kes sündis 1. mail 1933. aastal ning 2018. aasta 16. jaanuaril igavikku kutsuti, mälestavad tema surma aastapäeval lapsed, pered. Igavene rahu, anna neile, Issand, ja valgus lõpmatu paistu neile sünkuningriigis igavesti. Nende ja kõigi surnud usklike hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus. Aamen. Ja mõtleme eestpalves ka meie eestpalve partnerkogudustele Helmes ja Jämajas, meie missionäridele Helenele ja Joonele Myanmaris ning samuti ka Ollile ja Salomele, kes siin meiegi koguduses aitavad laste ja noorte tööd korraldada. Mõtleme Jaakobi koolile ja kooliperele, oma õnnistus kõigile õppijatele ja õpetajatele ja nende peredele. Palume kõigi eest, kes on ka selle praeguse koroonaviiruse läbi kas kannatanud või kelle elusid on see kuidagi sasinud. Iseäranis palvetame kõigi arstide eest, kes ka meditsiinirindel vaeva näevad, palume, et neil jätkuks jõudu ja Jumal õnnistaks nende tööd. Palvetame Eesti maa ja rahva eest, tema poliitilise elu eest, et rahu ja Jumalale meelepärased otsused võiksid siin valitseda. Palvetame ka Ameerika maa ja rahva eest, kus on eeloleval nädalal presidendi vahetus. Palume, et Jumal ka sealset elulu juhataks ja pööraks kõigi inimeste südamed tema tahte poole. Palvetame ka ühe 69-aastase venna ja suure pere isa eest, kes hiljuti südameinfarktiga haiglasse sattus ja kelle eest on koguduse eestpalvet palutud. Palume, et Issand ka teda oma väega kinnitaks ja annaks oma ligiolu tunda nii talle kui tema perele. Palugem Issanda rahus Jumalat, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Palugem kiriku eest maailmas, et Issand kõik kristlased juhiks usu ühtsusesse. Palugem Issandat. Palugem maailma rahvaste eest, et Issand neid oma evangeeliumi valgusega juhiks ja tõelise Jumala äratundmisele tooks. Palugem Issandat. Palugem Jumala teedelt eksinute ja otsijate eest, et Issand neid oma tõega valgustaks. Palugem Issandat. Palugem kannatajate eest kõikjal maailmas, et Issand seisaks nende juures võitluses nälja ja haigusega, et ka meie silmad ja süda avaneksid abivajajaid nägema ning aitama. Palugem Issandat. Palugem surijate eest, et Issand kingiks neile õndsa lõpu ja võtaks neid vastu oma taeva kirkusesse. Palugem Issandat. Kõige
hoia meid oma headuses ja ustavuses, rõõmusta oma taevaste andidega ja juhi meid igavese valguse riiki Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Issand olgu teiega. Ülendagem oma südame. Tänagem Issandat, meie Jumala. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kogu lood ülistab sind elu endile. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõike oma vaimuväega. Sina kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusust loojamine oleks kiidetud sinu püha nime. Palume issand, läkita oma püha vaimu ja pühitse leige võim, mille sinu ette toome, et nad saaksid meile meie Issanda Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Sest meie Issand Jeesus Kristus, see löölmõnda ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, ulatas oma jüngritele ja ütles: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel
võttis ta pärast õhtusööma aega ka karika. Täna sulatas selle meile ja ütles: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikus on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle südaega meelde sinu poja kannatusi ja surma, tema ülestõusmist ja taevamenemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Liida meid armastuses üheks iluks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida. Tema läbi, temaga ja temas. Olgu sulle, Jumal, kõige vaeline Isa, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel meie palume Jumala laste julgusega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeva ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära rahu eest. Issanda rahu olgu alati meiega. Amen. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosatus. Karikas, mida ülistame, on Kristuse vereosatus. Nad oleme meie üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leibast.
on eluküli. Täida meid oma püha vaimuga, et sinu kirkus meie kaudu kogu maailmale paistab. Seda palume sellesama sinu poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peal ja olgu sulle arm. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu